Garmin Fenix 6 ja 6S kellad. 6S, mingi 6 on mul juba kõik spordialad seadistatud, nii nagu ma soovin. Ja nüüd ma näitan, kuidas seda kõike teha 6S-iga. Näiteks võtan siit jooksmise. Siin on mul üks lehekülg, teine lehekülg, kolmas lehekülg, neljas lehekülg, 5. lehekülg, 6. lehekülg. Näitan, kuidas seda kõike teha ja kuidas valida jooksualasid. Mitte jooksualasid, aga spordialasid. Selleks jälle vajutada keskmise nupuga, hoida all, liikuda Activities Apps, valida. Spordialasid saab palju valida, igasuguseid. Ja antud hetkel ma kustutan nad kõik ära ja jätan ainult alles need, mis ma tahan. Need, mis ma siin praegu teen, need on, mis ma tegin kogemata, mis on automaatselt kellas olemas, ilma igasuguste seadmeid muutmata. Ma hakkan nüüd neid organiseerima. Ei saa ära võtta, et midagi peab vist olema. Ma panen siis siia veel juurde add'iga. Ma panen jooksmine. Soovin, et favoriit ehk lemmik ja yes, soovin. Nüüd ma võin selle mapi siit ära kustutada. Võtan veel voog, käimise. Siin on need kõik spordialad praegu järjest. Veealad, talispordialad, käimine on siin olemas, jooga, hingamine, pilates, mägironimine, elektrikal, mingisugused hüpped, paat, navigeerimine, ekspeditsioonisüsteem, mood, kus patarei kestab kauem. Väga palju erinevaid. Nii et ma lähen uuesti, otsin üles, kus on see voog ehk siis käimine. Lemmikutesse ja nüüd saab siin muuta, kas ma tahan, et käimine on esikohal või teisel kohal. Sobib esikohal, teisel kohal. Ja panen veel näiteks rattasõidu siit kuskilt. Lemmikutes, jah, õige, sobib. Nüüd vaatan siit spordialade käima panemiseks, jooksmine, jalutamine, rattasõit. Ja saab veel juurde panna. Kõiki need, mis ennem oli valikult. Ma panen siit praegu ujumise näiteks juurde. Open water ehk siis mitte basseinis, aga kuskil avaveekogus ujumine. Jah, lemmikutesse, las ta olla viimasel 4. kohal. Siin on nüüd 4 spordiala. Need on kõik lemmikud, et kohe saab siit kiiresti valida. Kui ma näiteks ikkagi otsustan, et seda ujumist ma ei soovi, siis kustutan siit näiteks ära. Siin võin käima. Kustutamiseks keskmise nupuga vaatan seadmeid. Remove list ehk siis kustutan. Võtan siin jooksuala, run. Praegusel hetkel automaatselt on 4 välja jooksualal. See on esimene lehekülg. Teisel leheküljel on ka 4 välja. See on automaatselt, mida see kell ise pakub. Mis tegelikult on ju täielikult tore. Siis 3. leheküljel on kellaaeg, mis on praegusel hetkel ja kaart, detailne kaart. Aga kui ma soovin neid muuta, siis ma näitan, kuidas seda teha.
valid jooksmine, valid siit keskmise nupukauad all, Run settings, data screens. 4 välja on, layout on siis, et 4 välja, aga sellisel kellal on isegi võimalik panna 6 välja maksimaalselt. 6 välja. Ma praegusel hetkel valin selle las olla 4 väljaga, sellise paigutusega, nagu alguseski oli. Data fields. Esimesel kohal ma soovin, et on pulss, aga pulssis on valida tavaline pulss ja siin on igasugused erinevad pulssi variandid. Mina soovin tavalist pulssi. Teisel kohal ma soovin, et on kiirus. Ma võtan piece fields ja siin on igasugused erinevad kiirused. Mulle meeldib, et on average speed ehk keskmine kiirus. Timer las olla, aga ma näitan, mis siin veel valida on. Läksin kogemata sellest timerist üle. Timerist on võimalik valida igasugused ringiaeg, viimase ringiaeg, veel mingisugune keskmine ringiaeg. Kõik, mis on kuidagi ajaga seotud, on siin. Ma soovin, et on siis üldaeg. Ja alumisse kohta ma soovin, et on distantsi ja teepikkuse aeg, teepikkus. Ja siin on valida ringipikkus, viimase ringipikkus, ongi ainult 3 asja pikkusega seotud. Olemas. Teine lehekülg, siia ma panen näiteks tagasi layout, ma panen 6 välja siia, 6 on olemas nüüd ja andmeväljad. Esimesel las olla pulss, ma igaks juhuks kontrollin üle, heart rate sobib. Teiseks panen piece wheels, ringi kiirus, paremale panen teiseks väljaks aeg, ringi aeg. Siia ma panen näiteks, mis vilgub praegu, siin need ma olen juba vaadanud. Jooksudünaamika, neid andmeid ma ei pane, temperatuuri väljad, elevation, siin on võimalik valida kõrgust meretagapinnast, igasugused, palju sa oled tõusu võtnud, langust võtnud, keskmised, maksimaalsed, igasugused asjad seoses tõusuga. Ma panen tavalise elevationi. Järgmiseks väljaks saab panna näiteks ringiaega. Sellepärast mulle meeldib, et nii palju igasuguseid erinevaid asju panna. Mulle meeldib, et on ringiaeg olemas, aga hetkel ma ei pane ringiaega, hetkel ma panen näiteks kompassi väljad navigeerimiseks, muscle, ase, wheels. Ma panen ase ehk siis muud väljad ja muudest on võimalik panna kalorid, patarei protsent, kaua tundides patarei vastu peab, GPS-i muudiga, kui tugev on GPS-i signaal hetkel, ringiajad, päikse tõus, päikse loojang, mis kell praegusel hetkel on, õhurõhkuga seotud asjad, sammud. Siin on nii palju asju. Ma panen praegu patarei ja viimaseks alumiseks ma jätan distantsi, üldise distantsi. Kaardiga seoses on võimalik valida näiteks kaardile ka välju. 2 välja. Andmeväljad kaardil, näiteks ma panen siin samamoodi on erinevad välju on võimalik valida. Aeg, ma panen üldaeg. Ja
teiseks on distants ja see sobib. Nüüd kui kaarti näitab kogu aeg, siis on võimalik kaardil vaadata üldaega ja distantsi ja veel on võimalik valida. Kokku neid custom data ehk siis ise saab kujundada, mis sa soovid, et leheküljel on. Neid saab kokku panna 10 tükki. On võimalik valida, et ühel lehel on siis ühed andmed, 2 andmevälja, 3 andmevälja, 3 andmevälja, 3 andmevälja, 4 andmevälja, 4 andmevälja, 4 andmevälja, 5 andmevälja, 6 andmevälja. See on pulsilehekülg. Ma kogemata panin seda. Las ta olla. Siis on jooksudünaamika ja seotud leheküljed. Neid ma kasutan siis, kui ma kasutan pulsirihma joostes. Näiteks virtuaalpartneri kiirus on kiirusega 5 minutit 45 sekundit kilomeetri kohta. Ja siis nagu joostes üks väike mehike on siin ekraanil, siis näed, et kas ta on sinust ees või taga või jooksed nagu õige ajaga. Et nagu kellegiga jooksed võidu. Kompassi on võimalik panna. Elevation on üksinda võimalik panna. Muusikat on kohe võimalik trenni ajal kontrollida. Järjekorda on lehekülgedel võimalik muuta. Veel ekstra kellaaega on võimalik panna. Ma panen siis need jooksudünaamikat ka, aga need tulevad välja ainult siis, kui pulsirihm on külge pandud. Praegu on juba nii palju igasugust lehekülgi. Mul tavaliselt nii palju ei ole. Nüüd on need kõik erilised lehed pandud. Ja veel on võimalik, lisaks on siis kokku võimalik panna custom data ehk siis ise kujundatud jooksulehekülgi. 2 on mul juba ise kujundatud, pandud sinna ja kokku on veel 8 võimalik juurde panna. Ma ei hakka neid panema, ma panen ikkagi näiteks ühe välja ainult. Ma panen siin välja, selleks andmeks olgu kalori, patarei protsent, patarei kaua tundides kestab. Sobib. Ma näitan, mis ma siin tegin. Valin jooksmise. Ja praegu on esimesel jooksuleheküljel, praegu üle. Esimene jooksulehekülg on praegu pulsilehekülg. Lihtsalt pulss. See punane näitab, et ta otsib praegu GPS-i signaali. Kahjuks tulevad mul juba sõnumid ekraanile. Kohe lülitan kõik välja, et mul rohkem sõnumid ei tuleks. Nii et see oli suurepärane näide, kuidas kell töötab, et sõnumid tulevad ekraanile. Võtan jooksuala. Kui punane läheb roheliseks, siis ta on GPS-i signaali üles leidnud. Vahepeal korraks juba vist leidis või... Jooksu teine lehekülg, mis ma siis ise panin paika. 3. lehekülg ja siis on need lisaleheküljed, kõik kellaaeg, kaardilehekülg, virtuaalpartneriga saab joosta,
kompass, altimeetrid, kõrgust meretasapinnast näitab, muusikat saab kontrollida, jälle kellaaja lehekülg ja patarei kestus tundides. Ma panin nüüd juba kella käima. Ma tahtsin näha, kuidas see muusika kontrollimine siit välja jääb. Jah. Need on mul need jooksuleheküljed. Praegu panen kinni. Kustutan. Ja kui ma ei taha, et see pulsi lehekülg siin kõige esimene lehekülg on, siis ma lähen, mind häirib siuke asi, kui siit keskmise nupule vajutan, run settings, data screens, nüüd valin siia, reorder, nüüd vaatan siia allapoole ja viin ta kuskile siin eest ära. Näiteks ma teen eest ära, ütlen tagasi, siis ma vaatasin, et mul on siin kellaaegu liiga palju. Time of day, selle ma võtan üldse, kustutan ära näiteks selle lehekülje. Yes. Kaart, virtuaalpartner, kompass. Mulle ei meeldi, kui nii palju on, mulle meeldib natuke vähem, et ma võtan mõned asjad siit ära. Joostes ma nagunii kõiki asju ei vaata, aga vähemalt on võimalik. Yes, kellaaeg. Võtan jooksu dünaamikaga seotud asjad ära. Yes. Yes. Patarei protsent või patarei kestvus tundides. Pulssi mul ka pole ekstra vaja. Kaart, virtuaalpartneri võtan ka ära. Jah. Mulle meeldib see, et on võimalik näha patarei protsenti, näiteks protsenti või siis aega, kaua see vastu peab, sellepärast, et olgu minul seda tavaliselt vaja ei ole, aga need, kes teevad näiteks ultra pikki treeninguid või võistlusi, nendel on ju hea kohe teada, et kaua see patarei veel vastu peab. Treeningu alustamiseks, kõik treening ei ole veel seadistatud. Kui on siin spordiala valitud ja valida siia keskmisele nupule, hoida seda all, siis saab veel run settinguid valida. Siin saab igasuguseid treeninguid lisada veel. Näitan uuesti ära, kuidas see käib. Valid treeningu, siis valid siit hoiad all ja run settings. Data screen'e, neid ma juba vaatasin. Alertseid, minule meeldib alertseid panna. Näiteks pikkadel matkadel ma kasutan. Siin on igasugused sellised alertsid. Mulle meeldib näiteks matkal panna sellist alertit, et söö, oli see joo, kumb see nüüd oli? Joo, drink. Aja järgi, et nii kui ma olen nüüd matkanud 59 minutit näiteks. Siis tuleb ekraanile teade, drink ehk joo. Alertsid, mulle meeldib veel panna pulsi teadet ekraanile. Seda ma tavaliselt teen ise, custom. Mis mul siin praegu oli? Pulss. See on maksimaalne pulss. Ei taha, et see off on. Maksimaalne pulss. Siit ma lähen vaatan custom. Siit ma panen näiteks seda 40.
25 sobib. Madalam pulsitsoon, seda ma panen off. Ja nüüd on mul 2 alertit, ehk siis kui pulsiga joostes lähen üle 145, siis kell hakkab piiksuma ja kui ma olen tund aega juba liikunud, 59 minutit, siis tuleb ekraanile teade joo. Siis on võimalik valida veel metronoome, mida ma pole kordagi kasutanud, ehk see peaks siis vist samu sagedusega kuidagi, kui on madal aku tase, patarei tase, siis tuleb teade ekraanile, kõike saab ise seadistada. Kaart, teed, autoläpp, siin saab ise vaadata, kas ta iseenesest võtab ringi aega, näiteks iga kilomeetri tagant, ja distantsi saab ise muuta. Kas näiteks esimene on siis kilomeetri märk ja teine on meetrid, et näiteks 1 kilomeeter 950 meetrit. Minule sobib las olla 1 kilomeeter ja ringi aeg on, kui ringi aeg on võetud, siis on võimalik valida, et ekraanile tuleb näiteks korraga 2 välja, secondary field ja primary field. Ja neid on võimalik ka vaadata, et näiteks esimeseks väljaks tuleb sul ringi aeg, ringi pikkus, ringi kiirus, üldaeg või midagi muud. Kõiki saab ise siin, oota, mis see siin muu on? Kõik need asjad, mida ennem sai panna, neid asju on võimalik, mida oli treeningute lehekülgedele, väljadele võimalik panna, andmeväljadele, neid on võimalik ka siia kuvada esimeseks või teiseks väljaks. Ma seda praegu ei muuda, ma muudan selle siis ära, kui ma juba trenni teen ja siis mul tuleb meelde, mis näitu ma vaadata tahan. Ei tea, kas 2 välja on võimalik ja kustutada, neid saab, teise välja saab ka välja üldse ära võtta, et kui see ringi aeg võtad, tuleb ainult 1 väli, mitte 2 välja. Ja praegusel hetkel las olla 2 välja. Autopausi saab panna, et kui joostes jääd seisma, siis kell läheb kinni, aeg läheb kinni. Kui see, minu meelest, kui see on, siis sa saad iseenesest ka käega ringi aega võtta. Kui see on off, siis sa ise ringi vaheaega võtta ei saa. Ma panen praegu off ja siis kohe katsetan. Autoscroll, et siis kõik need leheküljed, mis ma enne paika panin, need käivad automaatselt ringi. Ma panen selle fast. Ma pole seda varem testinud, aga ma näitan, mis see siis teeb. Ja GPS-i on võimalik valida, GLONASS, Galileo, Ultratrack moodiga üldse välja lülitada või on lihtsalt GPS. See olla nagu on praegu. Ma vaatan, mis ma siin nüüd muudatused tegin. Valin jooksu viisi. Seekord vaatan, kas ma olen kannatlik. Kui see punane märk siin liigub siia lõppu ja läheb roheliseks, siis on GPS-i signaal kõige parem. GPS on leidnud, kus sa täpselt oled, sinu koordinaadid ja niimoodi on kõige täpsem trenni alustada. Aga kui seda ei taha oodata, siis saab treeningut niisama ka alustada. Küll ta treeningu ajal kell need üles leiab. Praegusel hetkel on vihmane, sajab vihma ja on väga pilves ja sellepärast on ja ma olen toas ka, sellepärast on GPS-i signaali leidmine raskendatud. Panin nüüd kella tööle. Ja nüüd ma ei vajuta mitte kuskile. See on nüüd kiiresti, kuidas kõik need ekraanid siin, kella andmed, treeningu andmed, leheküljed nagu vahetuvad. Ja ma panin kinni nõnda süsteemi, et ma ei saa ise ringi vaheaegu võtta. Nüüd proovin võtta. Ma valin, siin vajutan, aga ma ei saa ringi vaheaegu võtta. Panen kinni. Resume tähendab, et kohe käivita uuesti. Mulle meeldib kasutada seda kohe käivita uuesti, sellepärast, et
näiteks kui ma soovin metsapeatust teha kuskil või kellegiga lobiseda treeningu ajal, et ma näen kedagi ja mul on vaja kellegiga paar sõna juttu rääkida ja see inimene ei saa minuga koos kaasa liikuda, siis ma panen ta korraks pausile, isegi võib-olla mitmeid minutit pausil ja siis käivitad uuesti. Panen uuesti kinni. Salvesta. Siin on veel võimalik salvestamiseks, on see nupp, on veel, et jätka hiljem. Kui sa valid back to start, siis kell peaks sind juhendama täpselt, et kuidas sinna alguskoordinaatidesse tagasi minna. Recovery pulss, et siis 2 minuti jooksul palju sul pulss on taastunud. Kui sa midagi ei tee, siis ta iseenesest ka seda ei lähe. Kui selle vajutad, siis hakkab vaatama ja discard on kustutamine. Panin praegu save. Nüüd on salvestatud. Kuna mul on siin kõik seadmed tehtud, siis ta juba sync on juba progress, see tähendab, et ta juba viib need, ma olen kodus oma wifi võrgus, kõik need andmed, nüüd on juba tehtud kõik on juba, andmed on juba mulle viidud nutiseadmesse ja Garmin Connect programmi, et kui ma neid praegu vaatan, ma läheksin ükskõik keegi teine kuskil mujal maailma otsas vaataks minu Garmin Connect andmeid, siis ta kohe näeks, need oleks juba olemas kuskil internetis. Siit ma vaatan nüüd widgetitest. Nii palju sõnumeid oli mul juba kella tulnud. Viimane jooksuala, nüüd viimane jooksuala näitab andmeid. All stats. Siin on võimalik vaadata muid andmeid treeningu kohta, ringide vaheaegu ja kaart isegi. Siin ma olen ühe koha peal olnud, aga kaardil on võimalik zoomida ka, et siis näed täpsemalt. Ja kaardi on võimalik liigutada üles alla ja vasakule paremale. Treeningud, see on viimane üleüldine spordiala. Histories on võimalik ka selle sama treeningu üles leida. Today, tänane. Olen uuesti jooksu seadistuste juurde, run settings. Ma muudan nüüd, mis ma siin tegin. Lap game ma panen on, et ise saab ringi vaheaega võtta ja autoscrolli ma võtan ära, et iseenesest midagi ei liigu, et ise pead nupule vajutama, kui sa tahad erinevaid jooksulehekülgi vaadata. Kõik muu jääb nagu on. Ma valin jälle jooksimise. Praegu ma saan ise vaheaega võtta. Ringi vaheaega. Ja vaatan siin lehekülgi nüüd ise. Kõik need leheküljed on alles, nagu olid ennem. Salvestan. Ei salvestan, panen kinni. Salvestan. Ja lähen backiga tagasi. See on see kõige esmasem. Ma pean ikkagi näitama, et mul see GPS-i signaal ka töötab. Et kuidas siis ikka muidu?
praegusel hetkel ootan GPS-i signaali. kaua ma ikka ootan. midagi ei muutu. hetkel ei saja, aga ilm on pilves. nüüd on GPS-i signaal leitud ja nii oleks kõige parem treeningut alustada. panen kinni. lobisen kellegiga. tere. Jaa, mul ei ole aega rääkida, ma pean ruttu trenni tegema edasi. käivitan uuesti. panen kinni. kinni pandud ja salvestan. ja juba on andmed salvestatud kuskile muus. Nüüd ma võiksin kohe, kuna mul siin on teine kell olemas, ma vist ei saa sünkida praegu, sest mul on kell välja. Vaatan kohe. Otsib praegu võrku, wifi võrku. Need kellad andmed ei liigu ühest kohast teise, sellepärast et ma ekstra logisin selle kella jaoks, tegin selle kella jaoks uue Garmin Connect konto, sellepärast ma ei saa seda näidata, kuidas andmed ühest kollast teise liiguvad. Selles kontos on mul ainult üks kell praegu ühendatud. Ma olen näidanud, kuidas treeninguid lisada, kustutada, järjekorda muuta, kuidas treeninguid seadistada. Jooksuleheküljed 1, 2, 3 on kaart, kõrgus, mere tasapinnast, kellaaeg. Ja nüüd on kõik kõige põhilisem näidatud ja et ka GPS-i signaal tuleb ilusti. Widgetitest on mul ka näidatud kõige põhilisemad asjad. Mis ma nüüd räägin? Tegelikult need kaks mõlemad kellad on ühendatud tegelikult mu mõlemad sama kontoga. Et tegelikult peaksid nüüd ühest kellast, kui ma nüüd süngin, ühest kellast peaksid andmed teise kella minema. Oleneb, kui teise kellaga proovin sünkroniseerida. Aega. Kuna ma sünkisin 2 kella, siis kui tähele panid, siis ennem olid siin sammud 0
ja selles kellas olid üle 200 sammu, nüüd need sammud hüppasid ühest kellast teise, sellepärast et mul on mõlemad kellad ühendatud ühe Garmin Connect minu konto alla ja see, et need kellad niimoodi ühilduksid, selleks on seadistuses kui vaatan, kus need on, True Up, minu meelest on see True Up. Kui see on sisse lülitatud, siis kellad ühilduvad. Nõnda, et kui ma selles kellast tegin siin nüüd nii-öelda mõne treeningu, siis kui see kell on ka siin ühildunud, kui ta suutis siin Wi-Fi võrgus ühilduda, siis selles kellas peaks ka olema jah, täpselt samad. Nüüd on seega näidatud, kuidas ühest kellast teise ilusti asjad lähevad. Täpselt see samad andmed. Sellega ongi praegu kõik.